mõista, kui tegelikult tahaks hirmsasti lavale tulla. Aga nüüd. Ma kuulsin, et täna on tulnud siia, mitte neid kuulsin, vaid ma olen lugenud, et täna on tulnud siia osalejaid ja ilmselt ka pealtvaatajaid üle Eesti. Kuidas me saaks kontrollida seda, et millisest piirkonnast on kõige rohkem rahvast? Võib-olla me peaks siis... Äkki räustaks veits? Kas te oskate räustada? No teeme proovi, teeme sellise ühise räustamise, vaata, mis moodi see on. Okei, ärme siis räusta. Võitja on olemas, ärme rohkem mitte kunagi selle lava peale selle ürituse räusta. Teeme lihtsalt niimoodi, et me kuvame siia ekraanidele näiteks... Eesti kaardi. Eesti kaardi. Algatuseks Eestimaa. Vaata ilus roheline. Ja siit ta tuli. Kas te oskate pakkuda, mis maakond siis olla võiks? Lääne-Virumaa! Lääne-Virumaa, tehke häält! Päris hea. Päris hea. Huvitav, mis see järgmine piirkond võiks siis olla? No nii, paneme järgmise piirkonna peale. Järgmine piirkond. No nii! Kuna natukenegi äkki lõi lahjema. Selles mõttes, kuulge, minu vanaema on pärit, vanaema, tema isa on pärit Kiviõlist, nii et Ida-Virumaa, teeme kõik koos! Nii! Kuule, aga mina olen pärit Lääne-Virumaa, teeme häält! No nii, kumb võitis? Sport võitis. Tantsimine võitis ja meelelahutus. Just, nii, vaatame edasi. Tallinn! Ma ei tea, sul ongi... Ma olen ise selles hakkust, nii et ma ei jõudnud et suurt tahti. Tallinn teeme! Väga hea. Ja nüüd meie 4. piirkond tuleb nüüd. Mis see olla võiks? Lõuna-Eesti! Lõuna-Eesti, kes on Lõuna-Eestist nimel? Kõik koos! Ja nüüd oleks kõik õige aeg, et kõik koos, kes täna siin saalis on, teeks ühe suure hurraa tantsimisele ja spordile. Väga hästi. No nii, selline see tantsukool on. Ma loodan, et järgmine hooaeg võib-olla me saame sinna lisada ka 5. piirkonna. Aga see siis juba jääb see üllatus järgmisesse talvekontserdisse. Aga kes on meil järgmine?